pole ühtegi imerohtu. 1850. või 51. aastal olid mõned New Yorgi linnaisad Londonis külas. Londoni tänavatel nad märkasid, et varblased, mida Ameerikas polnud olemas, nokkisid hobuse sõnniku kallal. Sest New Yorgi linnal oli hobuse järel koristamine nii tüütu, tõid linnaisad laevaga tagasi varblased ja lasksid need Ameerikas lahti. Varblastest said üks tuntumatest invasiivse linnuliigi. Varblased paljunesid kõikidesse osariikidesse. Kahjuks Ameerikas on paremat süüa kui hobuse sitta ja varblased said olema hobuse sõnnikust tüütavamad. Nagu New Yorgi linnaisad tõestasid, kõik, mis pähe tuleb, pole tõhus. Sageli ajud veavad meid alt, sest nad jälgivad võõraid käske. Eestis videvikus on näha, kuidas võõrad käsud mõjutavad sipelgate käitumist. Kui lähete karjamaale, on tõenäoline, et näete, kuidas üksik sipelgas ronib mööda rõhukõrt tippu välja. Kui ta sealt maha kukub, siis nagu robot ronib jälle kõrre tippu. Selgelt selline käitumine pole sipelgale kasuks, sest suure tõenäosusega mõni karjaloom sööb sipelga koos rõhukõrrega. Sipelgas ronib rõhukõrre otsa sellepärast, et ta on nakatatud parasiidiga. Parasiit poeb sipelga ajusse ja juhendab sipelgast enesetapule. Sipelgal pole vaja kõrre otsa ronimist, vaid parasiidil on ronimist vaja. Parasiit on ebamaksakaan, Dicroelium dendricum, ja selle elutsükkel nõuab paljunemist karjalooma seedimistraktis. Lamba või lehma väljaheitest nakkuvad teod. Sipelgad söövad sisse teolima ja selliselt jõuab parasiit karjaloomast tagasi sipelgasse. Sipelgas kaotab võime enese heaks elama ja allub parasiidi juhistele. Mis aga juhtub, kui see samane parasiit peaks inimest nakatama? Samuti roniks parasiit ajusse. Ja ega siis parasiit aru ei saa, kas ta on sipelga ajus või inimese ajus. Ta tegutseb mõlemas ajus samuti ja käsutaks kõrgemale ronimist. Sel aastal, kui mitmed on Everesti mäel surma saanud ja mägironijad peavad üle laipade astuma, tuli minule see parasiidi lugu meelde. Huvitav oleks teada, kas mägironijad on ka ebamaksakaaniga nakatanud. Ja see mõte ei tohiks ulmeline olla. Inimeste parasiite on pikemat aega teadlased uurinud. Üks nendest parasiitidest on Toxoplasma gondii. See on algloom, mis ronib kah ajusse. Toxoplasma gondii elutsükkel käib läbi kasside ja mõjutab nii rotte kui hiiri. Tavaliselt need närilised kardavad ja põgenevad kasside eest, aga nakatatud närilised kasse ei karda. Kui mitte nakatanud närilised pelgavad kasside kuselõhna, nakatanud närilistel seda omadust pole. Ja julged rotid ja hiired ei jää ellu kassi lähedal ja parasiit saab jälle kassi nakatada. Teadlased on uurinud toksoplasma mõju ka inimestes. Vaevalt, et meie ei tunne kedagi, kes on kasside fanaatik ja kelle elamu haiseb kassidest, aga omanik seda haisu ei tunne. Kas selline fanatism on toksoplasma mõju, pole veel kindlaks tehtud, aga mitmed teadlased on avastanud iseloomu erinevusi toksoplasmaga nakanatud ja mitte nakanute vahel, eriti julguse ja aegluse omadustest. Ma toon need näited sellepärast, et rõhutada, mida meie teame ja mõtleme, pole lihtne.
Inimeste mõtted ja teod on huvitavamad ja keerulisemad, kui oskame ette kujutada. On väga julge ettekujutus arvata, et kõik, mida me mõtleme, on ainult meie oma unikaalne leiutus. Muidugi on võimalik geniaalsele lahendusele või mõttele otsa komistada, isegi primitiivsetel eluvormidel. Vaadake näiteks neid termiidikümbluseid Austraalia kõrbes. Termiitidel pole ju mingit juhendajat. Nad pusivad oma elamu kallal enam-vähem iseseisvalt. Iga termiidi ajurakud käsutavad iseseisvat isetegemist. Siiski nende juhusliku ehitamise käigus võib välja kujuneda midagi väga üllatavat. See termiidikümblus peaks olema tuttav nendele, kes on külastanud Barcelonat ja vaadanud arhitekt Antoni Gaudi La Sagrada Familia kirikut. Mõlemad ehitised on üllatavalt sarnased. Mõlemal on sarnane kuju. Mõlemal on sisse ehitatud loomulik konditsioneer. Aga Gaudi kiriku ehitus on väga detailselt juhendatud ja plaanitud ja termiitide ehitis on arvatavasti juhuslik. Võiksime öelda, et termiitide teos on ehitatud struktureerimata ajurakkude võrguga ja La Sagrada Familia on ehitatud väga struktureeritud ajurakkude võrguga. Vaieldav on, kas termiitidel tuli midagi ajusse, mis juhendas sellist ehitust. Kindlasti aga arhitekt Gaudi peas oli idee, disain ja lahendus. Mis vahe siis termiitide ajukasutusel ja Gaudi ajukasutusel? Nagu maja ei ehitata tööriistadeta, nõnda Gaudi aju ei ehita kirikut tööriistadeta. Gaudi ajus on tööriistad, nende hulgas keel, disain, matemaatika ja füüsika. Meie nimetame neid ajutööriiste kultuuriks. Kultuuri edastamine, teadmiste edastamine ongi see, mis meid erastab šimpansidest. Kultuuri õpime terve elu ja kultuur täiendab meie arusaamisi ja sageli ka asendab meie arusaamisi. See asendamine on just see, millest tahan rohkem juttu teha. Meie teadmised on sageli teiste peas ja nagu parasiidid, võõraste mõtted ja ideed nakatavad meie ajusid. Kui teie pole veel seda lugenud, ma soojalt soovitan Richard Dawkinsi raamatut Isekas geen. Dawkins, tuntud evolutsiooniteadlane, tutvustab meeme, mis on ideede analoog geenidele. Meemid on kultuuriideed, teadmised ja arusaamid, mis on kultuurilt päritavad, nagu füsioloogilised omadused on päritavad geenide kaudu. Nagu geenid, meemid võivad kah muteerida ja nagu geenid, meemid ilmuvad erinevalt rahvuste füsioloogiliste omadustega. Meeme kopeeritakse ja kopeeritakse ühest inimesest teisele ja normaalne evolutsiooniprotsess otsustab, millised meemivariandid püsivad ja millised kaovad ära. Mina elasin pikemat aega Kaug-Idas ja mul meeldib väga piprane toit. Mulle jäi silma, et väikesed pilusilma lapsed lürpisid sedasama sünlatong suppi, mis mulle meeldib. Sichuan toit meeldis nii täiskasvanutele kui ka pooleaastaste lastele. Eestis pole ma tähele pannud ühtegi last, kes talub piprast toitu. Tuleb välja, et see on õpitud omadus. Kultuurist. Looted, kes veel emakas, õpivad varaselt. Ühed esimesed närvirakud, mis arenevad lootel, on maitserakud ja emad, kes söövad magedaid toite, harjutavad oma sündimatu lapsi eelistama magedat. Kaug-Ida emad, kes söövad pipraseid toite, harjutavad oma sündimatu lapsi vürtsist toite armastama. Ühiskonna erinevused
mõjutavad, millised meemid ilmuvad erinevates kultuurides. Nagu maitsemeemid, looted õpivad kah tavalisi helikõrgusi, keelerütmi, muusikaeelistusi ja muud. Ja koolides õpetajad üritavad kultuuri täiendavalt noortele pähe tuupida. Ja koolides on näha, et mõned ajud võtavad vastu erinevaid meeme ja mõned mitte. Ükskõik kui palju pingutame, mõned lapsed pelgavad diferentsiaalarvutust ja integraalarvutust. Mõned pelgavad loomingulist kunsti. Sellised erinevused meie seas rõhutab seda, mida ma tahan öelda. Meie teadmised pole mitte alati oma peas, vaid kah meie kaaslaste peas. Kuigi mõni ei oska diferentsiaalarvutust või integraalarvutust või heliloomist või ehitust, on kah neid, kellele need oskused tulevad pähe kergelt. Kõik inimesed teavad, et võõraste teadmistele võib toetada. Julgelt kasutame GPS-i, kuigi vähesed teavad aatomkelladest. Kindlalt navigeerime õhus, maal, vee peal ja vee all, kuigi vähesed oskavad matemaatilisi algoritme, mis seda võimaldab. Ja kõik elame ehitistes, millest meie teame nii palju kui vaja on, sest põhjalikumad teadmised on ühiskonnas olemas. Meemid on nagu need parasiidid, mis elavad ajudes. Nad paljunevad kordumisega nagu mingi lauluviis, mida kuuled peas ja edasi kuuled. Kooli ülesanded on kordumisega õpitud. Nõnda jäävad nad meelde. Aga on ka meeme, mis on nii nakkavad, et nad ei vajagi palju kordumist. Näiteks iidsest ajast on olnud neid, kes kuulutavad igavest elu. Mõte, et inimesed võiksid igavesti elada, on nii nakatav idee, et see on paljunenud suurema osa inimkonda. See mõte või meem on nii võimas, et meelitas haldajaid, kes meemi edastavad, täiendavad ja tõlgendavad nagu vaja. Ja kui teiste meemidega on näha, et nagu isoleeritud geenifondid, meemidel on kah oma isoleeritud meemifondid. Kui sünnid Pakistanis, sinu jumal on Allah ja meemihaldajad on imamid. Kui sina sünnid Indias, sinu jumala meemihaldaja on hindu preester. Kui sünnid Itaalias, tõenäoliselt on meemihaldaja paavst. Kui sünnid Kaug-Idas, on loogiline, et jumalahaldur on budistlik munk. Kas pole vahva, et juhuslikult on igaüks sündinud ainuõige jumala hoolde, kuigi meie ükski ei oska tõestada surmale järgnevat. Sama meem või ideed nakkab erinevaid inimesi erinevalt. Donald Trump nimetas ennast stabiilseks geeniuseks. I'm an extremely stable genius. I'm a very stable genius. Ja seda ütelust on meedia kajastanud ja Trump on seda ise kordanud. Paljudel on see mõte absurdne, aga on ka väheseid, kes omastasid ideed ja hakkasid meemi haldajaks. Tuntud rahvuslane Jüri Toomepuu esines Tallinna TV-s ja kordas seda mõtet ja kindlasti nakatas mitmed kuulajad, kas positiivselt või negatiivselt. Tähtis on mainida, et ei Toomepuul ega Trumpi vastastel pole ühtegi tõendit, et Trump on stabiilne geenius. Trump on ju salastanud kõik oma kooliandmed. Ükskõik kas poolt või vastu, arvamuse põhjendus pole muud kui usust kummardamine. Minu huvi on poliitika ja olen ennegi võrdlenud usku poliitikaga. Vähestel on põhjalik teadmine kosmosest, keemiast, füüsikast, bioloogiast ja seepärast meie toetame teiste inimeste teadmistele ja arvamustele. Kui Karl Marx hõiskas igaühele vastavalt oma võimetele, igale vastavalt oma vajadustele, leidis see meem
vastuvõtlikku rahvast. Ja selle meemi või ideele järgnesid haldajad. Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro, Hugo Chavez ja Eestis ka teised. Meemist ja haldjatest kujunesid poliitilised parteid ja liikumised, mille vundamendiks on suhteliselt lihtsad ideed ja mõtted ja mille tagajärge polnud kellelgi ette teada. Sama on tänapäevastel poliitilistel liikumistes. Ei oska Helmed, Kallased ega Seedrid ennustada, milliselt mõjuvad nende partei ettepanekud. Samuti ei oska nende ustavad jüngrid tulemusi ette ennustada. Hindud, budistid, katoliiklased ja moslemid teavad, et alluvad õigele jumalale. Ustavad partei jüngrid teavad, et nende parteil ja partei juhtidel on ainuõiged valitsemise lahendused. Mina kardan, et nii usuteadlaste ja ka partei liikmetel on ainult arvamused ja mitte teadmised. Ja isegi need arvamused pole konkreetselt maandatud. Ma järeldan, et vastaste sõimamine kommunistideks, kapitalistideks, liberaalseteks, konservatiivseteks, rumalateks või labasteks on lihtsameelne. Nagunii igaüks, kes nimetab ennast üheks või teiseks, kummardab õiget jumalat õiges kirikus. Võib-olla nüüd said mõned aru, miks ma pole Eesti partokraatiast vaimustatud. Maandumate teadmistega ja arusaamistega parteid ajavad lihtsameelset jura. Kui kõik partei liikmed peavad järgima partei diktaate ja hääletama ühehäälselt, siis on ju vaja ainult 3 saadikut Riigikokku: Ratas, Helme ja Seeder. Partei liikmete hääled järgivad ju ainult liidrite hääli. Mis mõttega meie valime arukaid inimesi Riigikokku, kui nende ajus on ainult 3 sorti ebamaksa kaane?